Ei samasta pikkade juustega poiss või? See on isa ja poeg. Jaa, see... Kas tal on omas muus? Nii lähedalt teile seda nüüd. Paar aili ja ikka aili sisse. Siin on täitsa lõpuni lahti. Vanemaid maju. Siit järgmine. Jah, jääbki. Kanadana vastast lähebki paarsada meetrit üles. Tekib parem jalaga. Tere tulemast kõigile siia Kirkkonummi mesinduskeskusse. Estänä itsestäni, niin minun nimi on Janne Leimi ja mä oon harrastanut mehiläishoitoa vuodesta 1985 alkaen. Niin, että Leimi aastast 85 on tämä mesilastega tegelenud. Ja se harrastus alkoi noin kilometrin päässä tuossa meidän kesämökillä. Suvemaja on siis umbes kilomeetri eemal, sealt see kõik on. 21 pandi see külapood kinni, nagu Eestis tänapäeval sageli juhtub ka ja siis see järel. No, see järel on tossid selle ära ja tegid korda ja nüüd on siin siis nende selline mesinduskeskus, kus on siis ka uriruumid ja muud selline 2002 algas siin siis tegevus. Nii et pere ettevõtmine abikaasaga koos. Siin on selline toidu ja muu selline kauplus, mida siis mis naiste rahva hooleks ja siis on mesindastega. Siin on ka põhimesindus-inventori müügipunkt visika. No ehk siis võibalt läheme sisse ja vaatame seal kohvi ja siis jutt jätkub. Terve! See on 12-raamiline pöörduva korviga automaatkuursis. Ja siis on selline filtreerimissüsteem. See on nagu selle sumbsüsteem, meie sumb. Kus mesi käib niimoodi alt ja üle läbi võredeks. Ja siis, kui see mesi tuleb sealt sellest sumbast, see kumbatakse veepumbaga sinna üles nendesse säilitavatesse, kas see plast, tanki või metalli roostavasse. Need on nagu siis selitusnõudeks, seal tuleb see paha kirme peale ja lastakse alt see puhas välja, mingi jagu jääb alles sinna ja siis järgmine päev uus tuleb sisse ja nii ta töötab. Ja siis see lastakse 300 liitrist suurtesse selitustünnidesse ja viiakse ennast lahti. 4 päevast kuni nädalani võtab see aeg, kuni sellest segadust saadakse kätte see võide vesi. See kaupluseruum ja siis see lavaosa jääb sinna poole veel siis vanavajal. See müügiosa on ka siis seal selle lava poole peal. Põhipakend on see, ma ei tea, mesilasema pakend nii-öelda, kui otse velkida. See on liidon standard. Tämä on liiton. See on Mesinike Liidu selline tüüppakend. Ja suurtemates kaubanduskeskustes müüdki sellises pakendis, kuna sellega on rahvas harjunud. Maitsestatud meed, mõnesugused. Sitten Suomessa joku haluaa tätä juoksevaa hunajaa, niin me sitten tehdään aina pieniä eriä tätä. Suomessa tegelikult ka inimeseks tahavad ikkagi vedelat meet, mis on nüüd niin kuin kuumendatud tai tavale vaid eri laista. Kummutakse üles, oli pisut üle 70 kraadi, eks ole, tal on elektroonne mõõdik on peal. See võtab aega 10-20 minutit sõltub partii suurusest ja siis jahutakse kiiresti maha. See on see nii-öelda välkmeetod või kuidas tahes, mille korral sulatakse üles suhteliselt kõik meie kristallid. Ja selle tõttu ta pärast püsib kauem vedelana ja kristalliseeru nii kiiresti hiljem. Välksulatus. Veesärgiga süsteem, kui seda keerutada veesärgis külm vesi sees, jahutab kiiresti maha ka. See on umbes nagu, eks ole, piimaga tehakse, et plaat pasteurisaatoritest kiiresti üles ja kiiresti alla. Elikkä on niinku laitettu mehiläispesään tällaisia pieniä puukehiä. See on siis selline, tehakse raam valmis, pannakse pisuke kärjepõhjariba sinna ka ette ja sinna tehitavad kärje üles ja saab niimoodi kärjemett toota. Tellitud vahel ka ise tehtud sellised raamid. 7% alkoholi lahus propolisesse. 7% on propolista. See on siis propolis on segatud mees hulka. Teha selle propolise pulbriga, aga see kippus pinnale tõusma, nüüd ta teeb selle propolis lahusega, segab ära meiega ja suira tootmine, jah. Kuidas ta suira kätte? Millä tavalla se nyt saada pois sellest? Se on se... Onko se kestyötä?
Millä tuoksu? Siinä on mentoljaunusta-aine. Lypsiõli ja mesilasvaha. Natuke propolis. Propolis on sellise havakese parandava toimega lisaks muule, et ta hea nahahooldusvahend muidugi. Mis õli nüüd Tuleb ühesõnaga koerapäkkade hooldusvahendist. Mesi tähendab puupinnade hooldusvahend. Välispinnade hooldus näiteks. Siin on tõrve ja propolist ja mida kõike veel. Ja mehiläisvaha. Ja mesilasvaha. Ja sitten on öljyä, rypsiöljyä. Rypsiöljy ja see on siis kabja hooldusvaha. Nii et see on mustsõstra nii-öelda mehu ja veega natuke magusamaks tehtud. Onko see on pastorisoidu myös? Joo. See on pastoriseeritud, et ta ei tekiks käärimisprotsessi. Nii et ühesõnaga riiklikult korraldatud kutse õppeasutus juures on ka mesindusõpetus tegelikult. Ja? See on 2-aastane õppimine. Enne sinna selle riiklikule õppimise minnes peaks niisugune kogemus olema, see on nagu eeltingimus ja seal siis tehakse läbi need õppused 2 aastat, siis on nagu selline eksam või katse või mis tahes katsed, eks ole, kus pead näitama, et sa oled nagu taseme saavutanud. Ja Ari Seppälä käy, Lauri Ruottinen, Kaija Tunkkari, eli tällaisia henkilöitä. Rahadega see koolitus, aga kursused käivad need kõik selle mesprogrammi alt. Ja ühesõnaga Soome Mesihliidu esimees, nii et ta teab täpselt, mis ja kuidas ja aitab tüürida, et oleks parem. Kuidas varolest on probleem ja millal hakkab ravima ja kuidas ravib? Soomes ka sel talvel oli suhteliselt palju kohati mesilaste hukkumist ja need mõni mesila jäi täitsa tühjaks ja samas lähedal mõni teine mesila ei olnud üldse midagi häda, ta oli üldse hästi. Ja kahtlustatakse, et see ikkagi on varatoosi ja viiruse koos mõjus see suurenenud talve suremus juba sügisel läks osa peresid välja. Nad hakkavad uuesti uurima seda, et millised meetodid ikkagi varatoosi tõrjeks paremal viisil taritada ja eelkõige hapete baasil, tähendab sipelkappe ja oplikappe ja siis tümoon ka. 2-aastane projekt on neil, mis Eviria kaudu realiseerub Euroopa Liidu rahadega, see summa oli suur, mul jääb meelde, 300 000 eurot ja selle põhisuund on nüüd siis varatoosile suunatud. Aga mitu korda nad ravivad selle varatoosi üldse? Ühesõnaga augustis ja see on vist meie võtmis jälle nähtavasti on see esimene, see on sipelkappe tõrje ja siis on see oplikappe tilgutamine siis, kui on hauekoorm, tähendab see saab olla oktoobri kuskil keskel või nii. 1 või 2 korda? Kusjuures nad tehavad selle detsembrini välja. Nii et 1 kord ja see on siis kuskil seal niimoodi novembris. Ja 2 kord, kui sellised talitule perele läheb 40 milliliitrit, eks ole, ja 1 kord 25–25. Kevadise katsetamise probleem on see, et puhastanu järel tekib haue sisse. Kui saab hästi vähese audmeperioodil või enne seda tilgutada, siis jah, aga kui on juba hauet rohkes, siis ei aita palju. Neid veterinaare, kes oleks spetsiaalselt koolitavad mesilashaigustused muidugi ei ole. Lassi Kauk on vanakooli tegiga, eks ole. Lähevad Koobiosse, saadavad proovi ja saavad tasuta teha. Kuna see on, eks ole, teatamiskohustuslik haigus nagu meil. Peab ikka vist otsima. Ülemise hääl. No joo, no mäpä kuskossa toi alle. See on siis kodumesile, kus tavaliselt on 20 peret umbes 2 reas on see paiknevad. Punakas väike hoone seal, see on siis maasoone, kus tehakse kõik ja on ka olemas inkubaator, eks ole. Nii laiadega 300 tükki on siin metsa all. Lesepered, nii-öelda valitud peredest, mitmest mesilagrupist toob siia kokku, siin siis need lesed kooruvad ja siis on see lesepopulatsioon on siis parim. Joo, eli kun mä sinne tarhalle. Ema ja muu pered. Tähän näin, eli ja siin on siis nüüd siis peaks olema põhiliselt lesed. Pered, kus on emalootsvõred taritusel. Toosa ja ema on viidud üles ja vahepeal on isoleeri vahepõhi. Siin oli vastuvõtt 30 tükki näiteks, 29 vastuvõtt väga hea. Aga nädal aega enne emade pageldamist ja emategevuse algust tõstakse ema üles, emalootsvõre vahele, alla jääb emata osa. Nädala pärast aseema kupud võetakse maha. Tehakse umbes siis päev enne seda, kui pandakse siia vageldatud raam sisse. Vageldab, paneb need vagelduskerje sinna sisse ja umbes päeva pärast võtta tagasi, võtta selle vahepõhi ära, panna uuesti emalootsvõre ja siis hakkab ta endise viisilise ülemine korpus elama. Nii et 8. päeva pärast seda vageldamist tõstab nad sinna omal isolaat, tähendab sinna inkubaatorisse.
päeval paneb ta siis paarumisperedesse ja need paarumispered teeb ta päeva aega varem ja siis panevad jahedasse järele mõtlema päevaks ajaks. Ja järgmine päeva näeb see ema kuppu. Ja sitten on ollut. Ühesõnaga, kui nad on pimedas külmas olnud, järgmine päev pannakse sinna siis ema kupp, küps, koorumis valmis. Ja siis koos selle kupuga veel istub 3 päeva keldris. Nemad eksivad niimoodi ära, ei ole palju see kukk. Mina arvan ka, et nad ei orienteeru. Nädalat ta isegi hoiab seda ema sees, võtab ära, siis paneb see küpse ema kuppu ja samal päeval. Isegi 2-3 nädalat. 3 jah, peab olema, eks ole, see kannetavad haue. No kupu jaoks, jah. Kui kõik see periood on lõppenud, kuidas selle likvideerimine tuleb? Suure pere niimoodi sinna kokku. Kuidas ta selle audne sai sinna panna? Need käid liistude peale, Raadu sõitsa käid. Ja selle abi ideal, ma vaatasin veel niisugune kast, et 4 tükki saad sinna sisse panna. Veel eraldi kuradi käib mingi peno kuradi korpus ja osadele käib peale, jah. Üks abiline siis ka on. Ja kui suur see mesindus on? Kas on juttu 200 peret. 10 korda odavam. Ei, mida? 10 korda odavam. Ma vaatan üle. Kollane. Oliks mind tuossa kollane? Mitä se haihtuu niinku tosta? Ilma kilekotita või? Ei, kilekotiga. 3 senti jätad sealt otsast lahti, tõmbad välja. Ja 3-liitrine kilekott pole. Ja palju siia sisse läheb? Palju see 12 millilitra? 120 millilitraa. 120 millilitraa. 1,2 desilitraa. 65%. Joo. 120 milli 64 ja sellega immutad, jah? Mis immutus? Selle kallad sinu kotti ongi kõik. No nii, kiitos sinule. Aplaus. Kiitoksia ja oikein mukavaa matkaa teille ja on tosi kiva, jos joskus pääsemme käymään siellä teidän luona katsomassa sitten teidän näitä mehiläisiä. Soome Ametimesinike Liit, mida seostatakse sageli tavakasutajate poolt ka Soome Mesinike Liiduga. Aga see Soome Ametimesinike Liit tegelikult tegeleb just nimelt importmee sisse toomise, pakendamise, müümisega. Lehti ei olnud, lehti puudus ei olnud. Ei, aga rattateed siin ei ole. Oi, sinust oli äge. Alguseks ta vabandada eesti keelt ei räägi, aga ma loodan hakkama saada kuidagi tekkima. Mä ei räägi eesti keelt. Ihan presidentin kesäasunto. Tulemasta Kultarannas, presidendi suve. President oli ka siin hoidnud. Aivan üsna mitmeid aastaid siin ainult mesilasi Kultarannas. Need tumedad põhjamaised mesilased on siis tema objektiks siin. Meil oli kavas panna, et kell 3 tuleme, meil on giid ja me näeme päris palju, aga me ei tulnud ja ei näinud. Aga nüüd kella 6 on siis osaliselt on see pargiala lahti, me saame siis ühtest näha ikkagi. Käsitlus on selline, et tumemesilased on kõige vihasemad üldse olla saavad. Üks on see, et 1950-60 siis tekkis siin hübriidid, toodi mitmeid rasse sisse, segunesid, nüüd olid tumedad ja see tume on jäänud meelde kui tumemesilane ja seondub ka kaudselt siis selle Põhjamaa tumemesilasega just nagu. Jooks võid teile niimoodi kätte peal mesilasi kanda ette ja näidata, eks ole, mida tavaliselt Soome mesinikud oma mesilas kunagi ei teeks. Meil rahulikud ja just nagu sõbralikud, aga nad on kärjel ei püsi hästi, liikuvad sellised, et natuke töötada ebamugav, nad jooksevad ära, eks ole, ema ja sitten Frida.
Tuleva mehiläishoitaja, joka hoitelee ilman hanskoja näitä mustia mehiläisiä. 8-vuotias mehiläishoitaja. Tendents on jah, et mesinike arv nagu kipub vähenema, aga 2 aastal, viimasel aastal on palju kursused olnud ja sealt on ikka tulnud juurde. Päris palju uusi mesinikke ja ka noorte hulgast. 60 aastat keskmine vanus mesinikul, no ega see on meile tuttav asi olnud küll mitmetes maades. Keskmine vanus on meile 30 ümber, et sealt selgelt number läheb allapoole. Joo, ja yli puolet niistä on nuoria naisia. Ahaa, rohkem kui pooled on naised. No mehiläishoidossa mõnikord on probleem, et saada kursustele õpetajaid. Kuna seal kursustele palju tüdrukuid, ka meil noori näiukse, siis on loomulikult on õpetajate puudust ei ole enam nüüd. Kui 1805. aasta paiku oli ta veel maailma kõige levinuim, kuna see on Euroopas või Põhja-Euroopa, eks ole, haaravad ja viidi Ameerikasse esimestena. Ja Austraalia, selles mõttes ta tõesti kattis suur osa maailma. Jah, tumedad mesilased on nagu tugevasti taandunud, päris hävinud ei ole, aga neid on Suurbritannia saartel on, eks ole, siis on Taanis on ühel saarel, Norras, Rootsis, Soomes, Valgevenes, Poolas. Möödunud 90. aastal hakati tõsiselt genofondi pärast muretsema, et võib-olla hakkab see tumemesilane kaduma. Paljudes maades on see selliste riiklike programmide tasemel, ütleme Iirimaal, kus muidugi mesilasi üldse väga palju tegelikult ei ole, aga selle vaatamata nad just neid tumemesilasi püüavad seada joone peale. Rootsis kuuldavasti, tegelikult Norras ka ja siis on Šveitsis on küll nigra tüüpi valdavalt, see on selline kahtume omamoodi liin. Siis Rootsi selline ühendus mesinikest, kes tumemesilasi peavad. Aimo on ainus, kes kasvatab mesilasi emasid, need tumedad. Siin saaristus on siis omaette saar, oma saar peaaegu, et kus on siis paarumisala, puhas paarumisala. Lähikonnas ei ole ühtegi teise rassi esindajate, ei mesilat ja üksik meresin, nii et see on tõesti, nagu ta ise arvab, et maailma parim, puhtaim paarumisala tumemesilasele. See on ühesõnaga see tumemesilase küsimus on mõtteviisi küsimus. Ei ole lootatav, et puhtatõulised mesilased hakkavad rohkem mett tootma, aga tal on see geneetiline puhtus on nagu eesmärgiks. See tumemesilastega tegelemine on nii hingelähedane, et teedab kogu aja ja nüüd nagu ei olegi päris täpselt endale ka ega teistel oska öelda, et miks see just nõnda on, aga see on mõnus tegevus. Väikse perena nagu tumemesilane ta talvitub ja tarvitab ökonoomset toitu ja kevadeks on, kui liigas palju sööta sisse jääb see toit järele, see on nagu Ukrainil tegelikult mõnikord ka. Areng on tormiline, vast isegi võib-olla tormilisem kui Ukrainil, et see väike talvitanud pere kevadel hästi kiiresti läheb üles, et väga kergesti võib lihtsalt ka ruumikitsikust tekkida ja ikka põhjus on see, et ei ole lihtsalt ruumi mesinik pole küllalt laiendanud, et üldiselt nad ei ole nii väga suured, et sülemine jääb midagi. Kiitos teille teistele aestan ja andeks, et lühestamine. Ei, mä olen pahoillani. Olkaa hyvä, ehkä voisi se olla avuksi vai noin niin kuin kiitoksia. Ei olisi. Mä olen todella pahoillani, että tässä kävi näin. Minun silmät jäi mukemalle menemään. Kus see on mägimänd?
Ma ootan, et liigub. No mingisugused aretud, need ei ole, need on... Austria mägedes või? Seal oli sama ju. See on pehme ala, see peaks olema järv. Me majutatakse sinna, sest siin oli söögikoht. Lähme noole mängima. Ma ei kuule Ära minna saab igaüks 2 tükki kaasa võtta. Ongi kattusekivide peal. Mä en osaa kuin Suomea kunnolla, mutta Aleksanteri tulkkaa teille ja tosiaan me olen aloittanut mehiläisiä hoitaa joskus 14-vuotiaana ja nii et hakkame tagantpoolt 200 tonni mett ja 1000 mesilasperet ja mesilaste juures oldud juba niimoodi 14, 15, 16 aasta kant, eks ole, sealt alates. 96. aastal oli siin kena mets ja siis sealt alates, kui see osteti, sai siia mesilaskeskus rajatud. Alguses siis need tootmishooned see ja teine ja siis see elamise hoone, see lõpuni ei ole siiamaani valmis, see oli siis viimane. Sa puutööd, eks ole, ja alguses tehti kõik need tarukorpused tehti ise vineeritüübist ja puitmaterjalist ja siis see kõik oli siis töökoha siis tehtud. Päevana enam ei tasuks sellist puutööd teha ja nüüd on siis korpused on siis juba stõrvaks ja need korpustüüt, eks ole, nii et las. Raamid on plastikud. Need on need väikepered, mida ta on müünud siin soovijatele umbes 300 tükki ja üks on praegu jäänud siia, ema probleem oli. Ühesõnaga need väikepered ta tegi niimoodi, et kevad ja vanade Itaaliast mesilas emad ja need olid kasvatud tema enda siit viidud tõuemade ja siit viidud leskede populatsiooni taustaga. Nii et üks öelda tegelikult siit pärit, aga varakult valmis. Ühesõnaga siit harjatakse mesilad sisse ja kui tehakse stardipere, siis pannakse emalaus võre tükk veel ette. ja sitten se saadaan suljettua tällä. Need osad ja kasutada ära neid standardseid tarukorpusi ja mõnus tööd teha suures mahus. Ja tosiaan need samad paar, mis tarudele mõeldud mesilad siit siis võetakse, pannakse nendesse apidea tarudesse, need väiksemist teeares lõud. See teeklaasi täis mesilasel. Millega venlased viina jõid. Oota, aga see oli enne tegid ta stardipereks? Ta teeb mõlemad siin. Kas stardipere või kogu pistad neid mesilasi? Mõlema, jah. Ühesõnaga tehakse see stardiperes niimoodi, et seal on siis, ei ole ema, ei ole seal ka hauet, noori mesilasid täis sinni, hästi täis kohe. Ja sinna pannakse siis need vageldavad käirid sisse vastavalt. Aga kaua kinni hoiu? Mis asja? See stardiperet? Teise grupi mesilad, eks ole, samal päeval kogub, samal õhtul paneb sisse need emakasvatusraamid. No ikkagi siit kestab edasi emakasvatus. Ja millal siis, nii et pannakse siis niimoodi kahe avas haudne kärje vahele, need vastu võetud ühe päeva jagu juba siin olnud aknadega raamid ja seal nad siis juba lastakse ema kukkudeks. Kukku antakse sinna edasi, kukku alustatakse edasi. Siis antakse emastatud peresse, emalaust võrjad peale. See meetod emaga peresse.
seda ma olen proovinud ka, mul lihtsalt läks ema läks põrest läbi ja märis kõik maha. Jah, nii võib juhtuda, jah. Järgmisel päeval võib panna, kui ta ära võitis need vastu võetud maglad, võib panna uue ringi, aga vastu võetud siis keedeeliga natukene. On neid söödakärgi seal koos suudaga ja siis on kuus raami läks sisse nende vageldavad raami. Ja erinevatest peredest. Meil annab siin metsas kuskil tutvista kogus kokku lihtsalt noori mesilas korpuse täis. Ja ühesõnaga need parimad noored saadakse selle lahtise haudme piirkonnast ja mulle peab vaatama tema Aasia kõletseks selle. See toimib hästi siis, kui need on veel noored. Need on see esimene reaktsioon on toita vakku, mida muidu ei ole, on antud ema maglad, eks ole. Aga pärast hiljem hakkab see instinkt nõrgenema ja siis vastuvõtt ka nõrgenema. Ja stardipere jaotab ta lõpuks paarumisperede mesilaste. Seda võib tarvitada mitmel viisil, kas panna siit mesilased edasi pärast siis nendesse paarumisperedesse, aga siis paarumispered peavad olema kuskil mujal grupis, mitte seal, kus mesised pärit on, lendab tagasi. Ja teisest küljest võib teha uue kunstpere, annab talle uue ema ja suuresti ilmast ja praegu on temad ilmas ja nagu lihtsalt on niimoodi keskelt läbi pooled vastuvõetud, saa kuuerast 80. Aga normaalseks peetakse kuskil 130. Nii et see, kui ütleme, lisasööda andmine või seal stimuleerimine ei paranda vastuvõttu. Nii lühiajaline. See sõltub sellest, kuidas on nende, kuidas öelda, enesetunne sööt, mida nad teid kaasa sealt oma mesilasperedest ja mis sõltus selle hetke ilmast. Küll ilm oli parem, eks ole, oleks võinud õnnestuda varem, aga ei, sest et teil oli meelest üle-eel oli kehv ilm, meil oli kehv ilm. Meil on väga head ilmad olnud, kui siis kehva ilmaga hakkad tegema siin seda stardiperet, siis õnnestub hästi jälle. Ikka on meeles see hea ilma sündroom. Et isegi nagu tunduks, et on hea just, et kui tuleb see esimene kehv ilm sajab, et siis tuleb stardipere omale. See õnnestub hästi kummaline. Paarumispered, kus kohalt nad andavad selle kannetavad kupud, aga mõnikord mõni kupp ei kooru. Ja enne kui nad viivad nad paarumispaigale, siis kontrolli, kas on koorunud või ei ole. Kui on koorunud, läheb paaruma, kui ei, siis jääb siia ootama, mis saab edasi. On tullut isompi emo tästä isommasta reiästä. Kui need otsast tavasid vaadata, siis on need suuremad või väiksemad ja suuremast tavast kui suurem ema. Peaks olema nagu võimekam, aga nagu ütleb sinu ema, eks on mõnikord mõni väike on väga tubli. Tule midagi. Tere! Nii, üks on selline lingomaal. Siin kõrvalruumis esimest korda võritati mette, see oli nii suur, siin mahtus võritama ja pakkima ja ruum üle ka. Hoone, milleni me ei jõudnud, see on nüüd see uus paganduskeskus saab olema, aga võritamise ruumid jäävad siia ennist viisi, nii et kõik laieneb. Samal ajal, eks see võritusruum tundub ka juba väikseks jääma, aga nagu ta ütles, et rahakott on selline, mis nõuab kalkuleerimist millal ja mis kõige vealt, et see võtab aega, et esialgu jääb see suuri ruum, aga kunagi tuleb ka suure ruum selleks. Nagu kokku tõmatus selle mõttega, et jõuaks muid asju teha ja natuke enda tarbeks ja isegi mitte kõiki, aga mitte müügiks enam ei kasutada. Ja peasuund nüüd selle tuu paranduse suunas on see, et need väljakujunenud head viisid hoida alles, neid valida ja siis seda materjali kasutada nii, et viia siis sinna Itaaliasse nii emamaterjal kui ka lesematerjal, periliinid, eks ole. Seal siis paaruvad ja tuua siia, saab varased emad suhteliselt nagu maikuu juba niimoodi alguse poolel ja see jääb põhisuunaks, aga siin jätkub ka endale emade kasvatust mingil määral ja enda tarbeks. Itaaliast pärit emasid otseselt ei kasvatata, seal kipuvad tulema natuke pahunama iseloomuga ja kipuvad sülenema ja ei ole nii head. Sest nagu siin öeldakse, et on Soomes kohastanud Soome-Itaalia emad on need, mis on parimad. Hästi hoidanud. Raami võtmetel põhiline on Laagstop raam Soomes ja sellega ka siin mesilas põhiliselt tegeb viimastel 5-6 aastal on rohkem tähelepanu Ferrari peal, mis on nüüd 3 vennad, siis Laagstopist on madalam, võimaldab mitut head asja, veidi kergem, samal ajal kanetakse rutem ja muu selline ja viimasel ajal on see nagu saanud siis ka lisaks Laagstopi kõrvale. Ta on seda meelt, et tegelikult võiks olla igal mesinikul üks ainsam raami mõõt. Nad on platist veel enne juhtnud, hea sügav küll, aga sellele pole mõtet Soome oludes, sest et kui siis oleks mõte see, et ta on talituskorpuses, siis tuleb peale Laagstop või Ferrari, aga eri mõõtmetega näiteks kui pannakse kuistkärgi, sageli me võtame alt, eks ole, haudne kärjega, tõstame üles, paneme asemele teise, eks ole. Me ei saa alt võetud paksu sügavat kärge panna üles, kui tal on teine korpus.
nii et üks raami mõõt on parim. Lakstot on parem või Farra talitumiseks, või me mõtleme, miks on parem näiteks Eesti täissaarte kohra. Mõtleme sellest, et meil on Lakstot korpused, aga talitub ühel korpusel. Siis, kui see pere on juba jõudnud üsna üle liistu vastu, eks ole, süüa on lõpkates küll talve suure külmaga, kui ta hakkab nüüd niimoodi liikuma, eks ole, siis ülalt liistust ei saa enam üle minna, seal on vastasultuse pealt, eks ole, nad ei saa külje suunalt liikuda, jäävad sinna keskmistele tühjale raamidele, ülejäänud lähevad laiali, keskelt surevad, kukkuvad alla, nii see pere jaotub, aga tegelikult sureb üle pere. Aga Ferrari, kahe Ferrariga nad saavad kahe raami vahelt liikuda, kaasa. Seega mesinuses on kaks eesmärki, kas professionaalsus ja meie tootmine või mõnu tundmine. Mõnu tundmise ja harrastuse mõttes võib-olla tõesti, kuidas mitu kärje mõõtu, raami mõõtu, aga kui tahta teha tööd, siis on vaja optimeerida tööaega. Ja üks raami mõõt kindlasti annab väiksema tööaja kulutas. See on põhiline miks. Kanda sisse, lihtsalt niisama siis mesilitaade vastu võtta. See vahatatakse üle, selle nagu värvirullilaadse rulliga, sularaha kaetakse pealt ära ja siis on mesilise jaoks ja muljet ongi mahast kärje põhjale vastas. Hakkab üles ehitamas. See plastmask annatab 100 kraadi sooja, siis ta võib olla kas vahaga sulatud või täis maha tähele pauruga. Või siis võib ta ka lükata maha mingisuguse kärje labidagune tahes, lasta soojaks enne näiteks ja pärast siis saab talle lasta august tõde läbi või kevast veest, et puhtaks saada peale. Ühesõnaga, kui seda teha nüüd aurusulatusega, siis selle sulatuse järel, kui võtta see kärg kohe, on sula, seal on sodi peal, raputad ära enam-vähem. Võib-olla lükkad need vahtlabidega puhtaks ja natuke jääb tühja ka, kannad sinna õhukese vahakihi peale, mesile ei saa midagi aru, seal all midagi veel on. Surve üle 100 kraadise auru ehk surve all auruga ei kannata teha, üle 100 kraadi ei kannata ühesõnaga, aga 100 kraadi juures ei juhtu midagi, ei tõmba. Vanemad plastmassmaterjalid olid madalamal temperatuuril ette nähtud, need tõesti tõmbasid. See on haiguste vältimise suhtes. Kui me saame tema ikkagi aurutamise järel enam-vähem puhtaks, eks ole, siis aurutamise käigus hukkuvad praktiliselt kõik haigustekitad, no see me joosed kaasa äratud, välja arutame Ameerika geosid. Ameerika haudvädanet tahaks kõrgemat temperatuuri pikemat aega, see jääb alles. Aga siis on võimalik seejärel kasta nad Virkoon S1% lahusesse. Sellega lihtsalt loputakse üle, siis kõik pinnamäeva teosed saavad hukka, mis on vaha sees, nagu konservi sees. Ta tapab kõik elävät. Ei se on myrkkyä sitten, vaan häviää pois. On joku omenahakko, mikä siinä on. Piimatööstöstä näiteks ütleme, ta on igat lubatud toiduainetööstöstä. Lubatud käsittelyä niinku ruokaa. Oma, mis oli siin 2 sentimeetri hiljem vähe kõrgem. See umistus ära, on ta palju 14 millimeetrist, eks ole. 14 millimeetrit ja ei umistu nii väga ära. Sinna pragudesse käib see nüüd siis hiire, ka metallist võib-olla see hiire nagu võrk või. Neil on ollut. Vanasti olid kõik pered selliste põhjari peale ei midagi häda pole. Talukriisi oled kalutud ette poole. Kui langetis siia ära, siis peaks jääma ka õhk liikuma. Pesa kovar all. Sitä varten tää on täältä, tää on niinku vähän kompromissi. Edestä 3, takaa 1. Ja see olisi kompromiss lahendus, et natuke alla ehitada tegelikult sealt pärast 2 meetri kõrgpuhastama, aga see on kompromiss. Kui see oli nüüd siis stürokstarud võeti kasutusele, siis oli ülealt oli kinni, õhk ülealt ventilatsiooni ei olnud ja kogu ventilatsioon läbi põhjavõrgu, mis see tehti. Ja siin ka see vahe on iseenesest madalam, aga siin on ruumi langetuse jaoks ka. Ja se kosteus on tiivisty seinälle ja valu täältä ulos talvella. Ja mõte on selles, et talve külm õhk tuleb seda alt üles, läheb läbi pere üles, pere soojendab üles ja siis mööda seinu valgub alla, läheb iskutit alla välja. Siin tilguvad ja mõnikord on punikad all. Siin nagu selline raskusprobleem on selles, et kevadel, kui on külmad ilmad ja siis on seal liiga avar, tuleb palju õhku, eks ole, siis kipus tulema rohkesti lubiauet näiteks ütleme ja ei olnud pere harenguks hea lahendus kevadel. Kui oli see vanasem põhi, siis sel viisil siit eest piirates enne ava sai hoida pesaruumi alt sooja selle ruumi. Ühest küljest ei saanud siit ka hiilisiired sisse, ava oli piiritatud ja siin pessa tuli juba soe õhk täna peres. See kevadilm oli vahelt juba mõnikord, kui järsku kuum peal, eks ole, siis kõiki kuppe jõua kiiresti läbi käia ja siis hakkas sülenema. Ja tekkis kõhupuudus, tegelikult ventilatsiooni puudus, siis meised pumpavad ees õhtu peale, aga ruumi ei ole. Ava on väike mesin, näed, tõmbab oma see hiibri eest ära, aga suur mesinas ei jõua. Ja see on nüüd siis üks lahenduse variant.
ruum ainult siia lisakärgi ei hakata ehitama. Samal ajal on siin külma õhu juurdepääs, siit alt on piiratud, külje pealt saab tulla, siit otse pesa alla ei tule külma õhku või pere alla. Nii et ta üldiselt kevadise külma ilmaga annab võimaluse perel hästi mugavalt areneda. See on suveasendis kevad ja pööratakse ümber, eks ta puhastaks põhi ära, pööratakse niipidi. Ja kui nüüd on ikkagi kuuviim, siis võrkpõhi on lahti ja küll avad, siit tuleb kogu aeg ventilatsioon peale. Nii et õhu liikumine on palju suurem, kui ta ainult siit avanood oleks. Ja talvel on nüüd selline asend, siin on juba sügisel, kui me söödame pere sisse, ta valmistab talituma, siis sageli ta meelselt ripuks kärgide külest alla poole. Nii et ta on siin all tegelikult järjab selle osa algust ära, üleval on sööt, eks ole. Ja pärast hiljem, tal on ventilatsiooni jaoks õhku on kogu aeg olemas, alt tuleb värsket õhku peale, aga kuna see põhi on võrgule lähemal, praegu on väiksem, siis külm õhk ei pressi väga sisse siin. Ta on ikka natukene soojamal, aga samale värske õhk on olemas. Pealt on kilet. Ülevalt võib-olla kas täiesti umbselt kinni kile või mis tahes, või siis on kuuletükk ja plaaditükid peale pandud. Mõnikord jäetakse pisuke pilu, et parem ventileeriks. Kunagi Eestis on ka probleem, et keerame sügisel Eesti raamid vahel istunud teistpidi, eks ole. Õhutaks just. See uus pööratav põhi tundub olla mesilastele parem arenguks ka. Ja teisest küljest, kui see kevadene puhas on, siis võetakse põhi ja selle koos langetes sealt ära, valatakse ämbrisse, eks ole, ja võetakse põhi teistpidi ja ongi suveasend käes. Isegi siis, kui ununeb see põhi suve asendisse, siis mesi läheb selle alla võrgu peale surema pärast ja üle ikkagi umbes ei ole. Nii et juhtu õnnetust. Kapp on see, et kui võetakse meie käinud välja, siis on mesiad sealt eraldada, sagedast ventilaatori või puhuriga ja sellest Ferrari pealt on saada neid palju lihtsam maha kui nanksuti pealt näiteks. Ka see on kasulik mesilast eraldamiseks. Ka murritusaeg lüheneb selle arvel, et kärjed on siin murris. Suhteliselt on raadius siin ja siin ühesugune. See kärg võib olla kohe alguses suurema kiirusega pöörlema pandud ja murritusaeg lüheneb selle veel. Ei lähe katki ka, ta on tugevam, eks ole, lanksutega plastinduses meie võtmise juures üks pudeli kael on tegelikult see lahti kannetamine. On küll kavalad lahti kannetusmasinad ja nende juures üks tüüpiline tulemus on see, et küllap palju tuleb kannetisvaha koos meega, sõltuvalt menetlusest palju või väga palju. Ja samal ajal nende selle kannetisest meie eraldamiseks on omakorda vaja visaseadmed, tsentrifugid näiteks ja see kõik maksab, see võtab aega. Seega selle lahti kannetamise optimaalset tulemuse saamine on täht. Kannetusvaha separaator oleks lahendus, seal soojendaks seda massi, eks ole, aga see maksab kuskil 20 000 peale eurost. Ja selle tõttu nagu see ei ole see kõige parem lahendus, on separaator abil. Siis Juha hakkas mõtlema, kuidas see asja kuidagi mugavaks teha ja mõtles välja selle triipkoori ja mismoodi see nimetakse. Kuidas see eesti keeles kõige parem nimetada? Viilkoori ja, ütleme viilkoori. Tähendab, ta põhimõtteliselt tõmbabki sellised triipude kaupa tõmbab siis kaanetise maha tekib suhteliselt vähe, ta avab need kannud tegelikult ainult ja selle tõttu seda kaanetise töötlemise probleemi on palju vähem. Seda osega soojendakse kas nüüd auruga või kuuma veega, on olemas ka tavalisest elektriga, aga elektri kipuvad kõrvetama ja hakkab kärssama, tekib karamelliseerimine. Nii et üldiselt kas kuum aur, ka õli, vesi. Kas on soojusülekanne tegur on erinev, et 90-95 kraadine vesi on tükk parem kui 160 kraadine õli näiteks. Kuigi mäletad, mõne suurvesihikul on õli pandud sinna suurtes. Tehnoloogia on siis, kui sa kasutad ka seda tüüpi lahti kannetamist või teist, eks ole. Kui näiteks noaga lahti kannetada, siis on parem, kui see kärg ulatub kaugemale raamist välja. Siis pannakse hõredamalt kärgi, ütleme 10 asemel 9 näiteks, jätakse ära vaja suurem, nii nagu me teeme magasini kärgidega. Selline on noa peale lõigata. Aga nüüd siin, kui me niimoodi paksult kärjed võtame, siis pärast hiljem need kärjekannud jäävad pikalt pärast lahti kannetamist. Ja ei tule vesi enam hästi välja. Kas ta kannetamisega tõmbas nad natuke umbe või teist küljest nad hakkavad kokku minema peaaegu siin masinas. Ei tule välja. Nii et siin on peavad olema normaalvahega kärjed pandud. Selle masina, selle lahti kannetussüsteemi vastumiskorraga. See on siis 40-raamine murr, see rada ja kas see on lahti kannetus ka? See murra siiamaani tal on ette see tehtud. Tässä on se idea, sä otat 10 raami laatiko. Ei tarvitse nostaa yksitellen. Itse rykkaat sisse, eks ole? Kaikki käsitellään nipuissa ja ei yksitellen tarvitse nostaa. Siin on automaatselt, et näiteks ise võid ju seda et saab üle tõmmata küll. Vaata, kui sa päris lahti, et siis sa ei saa selja pealt kätte.
Ensimmäistä kertaa me olemme joka kerta se on niin uusi paikka ja hyvin nätti paikka. Kiitos sinulle tämmöistä niin vastaanotosta ja ehkä tulet käymään Virossakin meidän mehiläistarhoille. Ja... Toivottavasti joskus ehdin. Kiitos. Ja siis ehkä no se olisi ehkä niin kiitokseksi meidän puolestaan. No kiitokset. Ja kiinnostavia ihmisiä, jotka on kiinnostunut mehiläishoidosta. Tervetuloa uudestaan. Ja hyvää matkaa. Se kollektor pitää vakna rauda, kun on ihan missä ojan. No aga ladu, ma mõtlen meie. See on täna ehitatud käsijööst teist. Saun oli seal alguskin. Kasutatakse teed keeksi ja ütlete, et see on nagu ootamas meid. Kõbrad seal sees räägiks natukene pärast siin väljas pilbarõõga. Mesindusega seotud. Tundub nagu pisut suurem, aga saab enne maa omandamist ka teha mesindust. Nii et üle poole eluajast on mesilastega tegelikult mesilasi. Ja Marja on kuitenkin se, joka meille aloitti mehiläishoidon. Marjaga koos sai alustada seda mesindust. Ühesõnaga seal on niimoodi kolmnurk. Mesilased, Ari ja Marja. Esimene 10 aastat oli see tõeline harrastus, nii alla 30 pere. Aga nii umbes 15 aastat tagasi tundus, et tegelikult läheb liiga vähe aega, et tahaks nagu rohkem tegeleda mesilasi, peaks hakkama professionaalsemalt tegelema. Rohkem mesilasi. Siin kalu tulid pahandused ja kui see talukoht sai ostetud, siis alguses oli muid töid palju ja polnud aega pesis juurde teha. Mõne aasta vältel, kui see laiendada algas, siis niimoodi, et igal aastal kahekordistame iga aasta 200 rohkem peresid. See oli siis 2000 alguspoole, üsna mitmel aastal oligi just nimelt see perede arv siis see 300 tuuris. Siis tehti nõndamoodi, et see oli pere ettevõtmine ja siis suviti, kui oli rohkem töös, siis üks väljaspoolt ka abiline. 6. aastast võeti suund mahemesindusele, selline muutus toimus. Samal ajal nüüd see põllumajandus või põldude käsitlus ja kogu see majandus käisin vahepealt juba kogu selle perioodi vältel, kui see nüüd omamis oli see koht. Nii et see põlluviljelus oli ammu juba mahe. Mesindus alguses ei olnud. Ja miks ka mahemesindusele üle mindi oli lootus ja ootus parematele turustamise võimalustele. Et mahe on üldiselt populaarne olnud ja mahemesindus hakkas ka selle all Soomes tugevasti nagu populaarselt. Alguses see meie turustamine on nagu kõik teate keeruline suuremas mahus. Otsemüük on raskustega, samale pakenduskeskustel on suht odavam ja alguse müük käiski suures osas, suur maht käis läbi pakenduskeskuste ja otseklientuuri tekkis ka aega mööda. Vähemalt ikkagi turuvõimalust arenesid ja vast oli niimoodi, et saaks müüa rohkem kui 300 pere toodavad. Ja siis tekkis nüüd küsimus, et kas me hoiame müügist tagasi, kui ei ole müüa, siis ei saa, eks ole. Või siis teha lihtsalt peresid juurde ja toodangu mahtu suurendades katta see tekkinud täiendav müügivõimalus. 400, 500, 600, 800 oli eelmisel aastal ja nüüd on kevadeks optimaalselt võiks olemas olla 1100 peret. Miks vähem kui 800 pluss 400, talvekaal on juures. Nüüd edaspidise suhtes, et võib-olla järgmine aasta pisut veel lisada, eks paista, kuidas nüüd nendega hakkama saab, nii et enam-vähem tundub, et see ootuste tase perede arvus hakkab kätte saama. Küsimus on selles ka, et palju on ju palju, eks ole, mõnus, aga seal on hoopistükis teised võib-olla majanduslikus mõttes võtted ja ütleme 1000 ja peale pere korral võrreldes 300 perega, nii et peab ka natuke õppima juurde ja teisiti tegema hakkama. Varasem selline tegevusmall oli niimoodi, et ikka üks pereliige ise käis ka mesilast perede hooldamise kaasas, kas siis Ari või Marja, aga nüüd edaspidine mõte on selline, et töötegijad teevad selle töö ise, suudavad ära teha gruppides ka. Ütleme, mesilustalu pidamine muutub nagu nimelt tööjuhi, tähendab töö juhtimiseks mesiluse suunas. Nii et ta on nagu selline tiimijuht, selline eelkõige, mitte nii palju mesilik. Pered on üsna laiali, sest ikka korjemaa on ju nagu ta on seal väiksemates gruppides, nii et nad jäävad sinna ida poole, suur järv jääb sinna alla poole, sulatub alla lahtini välja, sinna poole jääb 200 pere kanti. Aja jooksul on kujunud välja parimad niimoodi valitud mesilastgruppide asukohad ja nüüd viimastel aegadel on siis tulnud arvestada ka karu riskidega. Edasine paiknemise laiendamine saab toimuda siis lääne ja lõuna suunas, aga võib ka mujale muidu, eks paista. Grupikohtade valikud ikkagi karu ohte mõjutama.
Karusid on siin piirkonnas palju ja noh, see suurulukite poliitika nii Soomes kui ka Eestis on selline, et kaitstes neid, neid lisandub aina. 5 mesilagruppi ja 4 karu on tal sinnapoole jääb lähiala mägi. Ühesõnaga on 4 eri suurusega karu jäljed nende gruppide ümber olnud ja järjest suuremad pahad just sel kevadel on. Ja nad on õppinud nagu kas üksteised mingi muul põhjusel tarusid toidulauana kasutama. Kontrollima. Ja ega valikuid pole või 2 valikut on, kas lõpetada ära või siis panna elektritarad ümber. Elektritaradega on niimoodi, et siin tegelikult on riigi poliitika selline, et toetatakse mesindust selle kaudu ja karude riskide piirkonnas, et aidatakse elektritarasid muretseda. See on vist minu meelest niimoodi, et taramaterjal ja generaator tuleb riigi rahadega, aga ise tuleb püsti panna ja hooldada ja aku vist on enda pool. Sel aastal said rahad vahepeal otsast, on rohkem nagu neid vajadusi, nende elektritarade järele ja mitte kõik ei saanud. Otse perede ründe kahjustusi riik kompenseerib või ei kompenseerib? Ühesõnaga üldiselt on võimalik saada vast ehk 300 või sinna kanti eurot pere kohta, mis on lõhutud ära ja praktiliselt nulli viidud. Kas meil oli vanas rahas 2000? Taru on ka läinud, eks ole, praktiliselt. Ja rahat tulee noin 1,5 vuoden päästä. Ja rahat saab 1,5 aasta pärast kätte. Nagu meilgi on, eks ole, et karukahjude kompenseerimine võtab aega, tehakse akti, siis need menetletakse kuskil aasta-poolteist saab raha. Nii et ühesõnaga need lubasid saab üldse vähe ja ega see üritamine on alati tulemust, et karu kätte saab. Selline viimastel aastatel on 4 eri luba antud selliste suurte karukahjuste tõttu ja 1 neist ainult on maha lasta. Praegu kena, pered on küllap tugevaks läinud, erandina nagu hüppavad natukene sülemal, liiga tugevad nähtavasti. Ja kuna praegu on siin metsavaarikas on parasjagu õitsemas, siis loodetakse vaarikast kena saagi saada. See on ennustuseks, et järgmine nädal nüüd tuleb. Korrutame läbi, nädal kohta 2 tonni on ju ilus saagi osa käes. Tuletan meelde, kas eelmine üle ta sai igalt keskmiselt perelt 2 korpust vaarika mett. Nii kui üle 10, siis lihtsalt keskmine saak pere kohta hakkab vähenema, seda pole mõtet. Kus on nüüd sellised kunstpered, väiksed pered, seal on 20-25 tükki on ühes kohas. Nad tegelevad ka mesilasemate kasvatamisega nii enda tarbeks kui ka müügiks, aga tänavu asjad on pisut nüüd veninud nende karuhädade tõttu, sai hiljem alustanud ilmad on kehvemad olnud, nii et praegu hetkel, kes on jahutamaks meie entusiasmi, ei ole paarunud emast. Seda ema koorub päevas, et osa on inkubaatoris, aga osa on ka tõepoolest peresse antakse kohe. See küpse ema kupuga. Kuidas ta teeb? 2 kaanetavat hauet ja siis on söötaja kehad mees, jah. Ühte korpusesse. Kupuga, jah? Kupuga. On juba paarunud siis, eks ole, ise temast lisandub, et tuleb see korralik talvitud pere. Ühesõnaga, kui on liiga palju lisatud neid kooruvat hauet, siis lihtsalt hakkab ta liiga palju mett tootma või, see on õigesti. Täidab meega ära, ei ole munemisruumi ei jää. Täidab meega ära, eks ole, sinna ühte korpus pole emale munemisruumi pärast. Tarvustarvilik, et nad jõuaksid hooldada kenasti seda ema poolt toodetud hauet, tooks mõõdukalt sööta juurde, et see ei või olla, kuidas öelda, suuresti kasutatavad teid 6 kilomeetri raadios, samuti mitte suhkrutehased ega muid tehaseid. Üldiselt põldude asukoht seal piirkonnas ei ole piiritletud. Tähendab, on olemas nüüd need tavapõllundus, eks ole, mahepõllundus ja seal vahepeal on selline keskkonnasõbralik põllundus. Kui tehakse kas mahepõllundust või tegeldakse selle keskkonnasõbraliku põllundusega, siis need võivad olla selle mahemesinduse korjepiirkondades. Tavapõld, ma saan aru, ei tohi vist olla. See on niimoodi, et las nad olla ja kui siis kaheldakse, tehakse analüüs, kui sealt leitakse jääkainest, siis ei kõlba. Et ühesõnaga see on niimoodi tulemusepõhine kontroll, mitte Ühesõnaga suvel võib olla siis ka need plastkorpused siiski just meie korpuste rahastusel, aga see pesa osa ma saan aru, et puidu. Millega ravida või? Ühesõnaga, tähendab, varotoosi tõrjest said aru, eks ole, et happetud hümool kõlbavad ainult, aga erinevus on talvesöödas ainult, see mahesuhkur nii-öelda sobib, millel on silt juures ja sertifikaat, et mahesuhkur. See mahesuhkur võib panna siis nii palju kui kulub. See mahesuhkur on umbes poole kallim kui tavaline suhkur. Üldiselt peab olema ta lihtsalt mahesuhkur, aga kuna ta mujalt eriti ei tule kui Lõuna-Ameerikas, sealt ongi pärit enam. Ja need on omal kombel selline ühistöö, nad ostavad koos selle mahesuhkru sisse, partiina saab pisut odavamalt selle tõttu ja ega üksik mesinik ei saagi minna poodi ja mahesuhkut osta, sest pole siin. Ühesõnaga ka nendel mahemesinikel, mõnedel ei ole müümine nii hästi kui korraldatud, kui oleks vaja, nendel jääb mett üle, nad müüvad nii harile kui veel ühele mesinikul, kes siis nii-öelda pakendavad ja müüvad seda siis oma meiega koos. Kuna Soome turg võtab lahdest vastu praeguse ja rohkem, siis pole mingit põhjust minna väljamaale ja selle meie müügiga on see lugu, et kui teistele maadele minna müüma, siis hakkab natuke mängima kaasa maailmaturu hind ja see on tegelikult madalam, kui näiteks Soome hinnad on.
tulevikus võiks tulla kõne alla, kui tootmismahud on nii suured, et siin oma turustamisega ei ole asi enam nii lihtne ja tahetakse Saksamaal ja mujal ja on maid, kus on nii tihe asutus, et ei ole võimalik hästi kohalikku vahemeed toota, nii et selles mõttes vahemee turustamine maailmas on tükk lihtsam kui tavamee turustamine ja hinnad on ka paremad. Mis see tavamaa siis on? Noh, nii. Umbes 1 euro ja 40 senti kõrgem kui tavamesi, mutta se tavapuna. Tavapuna, see on mun käsittääkseni noin 4 euroa. 4 euro. 4 euro plus 1,40 saatte kätte, 5,40. Tukkihinta. Ja siis on spetsiaalsed mahekauplused. Otsemüüki ei ole. See on olnud ehk kunagi päris alguses, eks ole, aga nüüd lihtsalt on selle tootmismahu juures pole see mõelda, see võtab palju aega ja energiat ei tasu ära lihtsalt. Oli kehv meie aasta, oli eelmine aasta siin. Sadas, jah, terve see oli juunit, vaarika mõtte ei tulnud, vaarika aega. Aga peale vaarika, kas põdrakanep või kuidas on põhikorje taim? See mängib see põdrakanep, et mõni aasta tuleb päris palju, mõni aasta tuleb midagi. Et sellele loota ei saa, põhilootusel on tegelikult vaarikal. 5% kandis on rüpsipõlde, kust võiks loota ja taotlus on keskmine meesaak 40 kilo mesilast pere kohta. Ja parimal aastal 70 siis keskmine saak. 300 liitrit toodab mesilasi enda jaoks, et teha paarumisperesi. Muuseas tema ütles, et ta paneb 3 detsiliitrit ühele Apidea talule, Nuudre pani 2. 2, jah. Aga kõik see, mis on seotud emade kasvatusega, võtab palju seda võimalust rohkem metsada maha, et kui emade kasvust ei tule enam, et siis võiks saada kuni 50 kilo kesksaaliks pere kohta. Jos ulkolaisia emoja myydään 31 eurolla, miksi meidän pitäisi myydä samalla, koska meillä on paremmat emot? Selvä se. Me nostamme hintaa, katsotaan miten käy. Ja kuinka monta euroa siis per mehiläisemo? Tällä hetkellä 33. 33. Ideelles Eestisse ja mujale nad ei taha müüa, sest see nõuab nii palju pabermaanist, raha enne, et saada load, sertifikaadid, palju kontrolli veterinaari poolt ei tasu ära. Kui vaikselt ikka vastu. Taskus. Milline see need on tema viljad. Ühesõnad on õpetanud mesinikke ise emast kasvatama ja nüüd on viljad käes, ei osteta enam nii suutes koguseks. Ühesõnaga üldine strateegia on see, et iga aasta järelda vahetab emad 1 aasta on, järgmine aasta vahetab, nii et 2 aastat tsükliga. Aga see on kehv ema, siis vahetab kohe välja. 3-vuotiaita emoja on vain siitosemoja ja sitten vahingossa unohtuneita. Ainult aretusemad ja õnnetul kombel unustatud emad on 3 aastat. See puhta paarimusala korraldamine muidugi tema huvides. Põhiliselt on mets, probleemi nagu poleks, aga mõni mesi ei ole leidub. Ja siis ta püüab ikka heades suvedes olla ja lepib kokku ja püüab vahetada selle seal puhta ala mesilasrassi esindajatega need emad ära. Annab poole hinnaga, kui vaja vahetab ise ära, et ikkagi see piirkond oleks võimalikult puhas tõepoolest. Üldiselt tähendab need ristamisi tehakse sihipäraselt, aga see mõned selle eesmärgiga vaadata, millal nad pahuraks lähevad, vaid vaadatakse, mis omadused tal on. Ja kui see on fikseerunud teatud tasemel, siis ahah, see liin soovib ja seda hakatakse paljundama. Nii et katseliselt tehakse sihikindlalt küll ristamisi, aga ega ta ei lase omal mingid vaba paarimisega F3, 4, 5 ei tekkida, eks ole. Et ikka tuuakse värsked materjali maalt ka ja siis vaadatakse omadusi, hinnatakse ja kui on hea, siis võetakse ka kasutusele bukrostit või mingit. Eri rotusia. Ühesõnaga eelmise aasta osteti 3 väljastpoolt allikast neid mesilasemasid ja ainult 1 nendest ostudest osutus, et jah on lubav või. Näiteks eile kell 7 läks, kell 11 õhtul tuli ja kui poleks me täna tulnud, siis oleks ta täna vähemalt sama raske päeval. See on tegelikult pikk ja raske töö tegelikult ja hooajal tähendab, ega see kerge amet ei ole. Kui on 2 käsi, et 8 või mõlemad oskavad teha talude tööd, siis saab 150 perega hakkama päevas. Üksi tehes kuni 100, eks ole. Mutta se päivä sisältää myöskin 200 kilometria autoajoa. Seal sees on siis sõiduaega 200 kilometrit lämmiseks vedaneid kitsaid ja metsateid. Sõiduaeg on peale selle? Ei, selle sees. Praegused tehnoloogia juures saab ta umbes 6 tunniga aastas esimest pere kohta hakkama kõik tööd, kaasa arvatud seal talvel remonditööd, uute raamide tegemine edasi. Otseselt need ringsõidud mööda mesilasgruppe ja nad võttes 6 tundi pere kohta arvata tuleb aasta peale. Mis ootus või toetus, et võiks saada hakkama 3 tunniga mesilas pere kohta aastas põhimõtteliselt. Kas see on pakendamisega ja meie realiseerimisega koos? No pakendamine ja siis hulgimüük, ütleme näiteks võib-olla, aga no jah. Teatud ulatus seega. Nii et kui näed, ta kaastab ka sülenenud, annab talle see võimalus tunda, et ongi just nagu sülenenud. Jagatakse pere ja probleem on lahendanud. Perest liiga palju saaks siis 2-3 nädala pärast taas kokku tagasi ja on 1 pere jälle.
noh, võib-olla ka 2 ema perena mingi aeg talitada näiteks. Vanaema välja, üle õla, uus ema asemele, nii see ema vahetuskäik. See peab olema korjeaeg, et tuleb parasjagu ikka nektarid peale ja mõnikord, kui on vaja anda, kui korjevaene, siis antakse lisasööta ja... Oli karu või? Ei saa muidu. Mari sai juba ennem see aeg, sealt sain särtsu, järgmine kord läheb sama aada ja lähen proovima. See päikesepaneel on suhteliselt kasuks, ses mõttes, et ta aitab akut hoida tükk kauem töös. Ta arvab, et ta püüab hankida vähe suuremaid, millel on suurem võimsus ja teisalt muidugi see piiritab ära selle mesila asukoha, kus ta talita saab, seal on päike hommikust õhtuni paistma peale võimalust mööda, et ta töötaks. Võiks olla nii 10 sentimeetri pealt maapinnast. See on muidugi see, et rohi kasvab sisse, siis hakkab sädelema. Aga peab hoidma uhte. Trimmerdama tihti. Niitme või trimmerdama ära, jah. Rohi tohi vastu olla, siis võtab akku ära. Seda kahekolmesse üritust on tehtud vahel päris suurel alal muidugi ja on olnud küll juhused. Üks küsimus on niisugune, kui kaugele kõige lähem aiavöö esimesest tarust tähendab see pesa, kuinka kaugel see pidas olla tästä. Siin probleem kipub sageli olema selles, et karud, kui nad hakkavad kaevama, nad kaevavad nurgapostid maha ja kui see lähim taru on nurgaposti lähedal, siis ta sealt hakkab peale, nurgapost kukub ümber, aed on tööst väljas, eks ole. Meie kogemus oli võiks olla just niimoodi keskel, need lähimad tarud ja ülejäänud on siis... Et vähemalt 2 meetrit aed oleks lähimast tarust eemal just see turvatsoon, eks ole, sest karu tuleb vahest hooga, eks ole. Ja noh, ta purustabki posti maha, eks ole, aga ta saaks löögi varem kätte. Lambaada, kus oli 4 lammast üks karu nädal aega seest ja ei julgenud välja minna. Metsästäjät nosti sitä lankaa ja ajattelit, että se menee sieltä alta. Karhu tuli siihen ja pysähtyi ja ei mennyt. Ei millään. Jättivät sinne yöksi sen. Ja oli nii ära hirmuttanut sest aiast, et julgenud välja minnes, kui ta püüti aidatagi välja. Ilmeisesti see oli pari kerta niin kuin kokenut. Ühesõnaga nende paljude gruppide tõttu ja suure vahemaa tagant on nüüd transpordivõimekus osutunud liiga väikseks. Et 2 autoga, mis tal on, need patkiautod, nendega suudada küllap palju neid korpusi laiali vedada. Nüüd on teinud sellise suurendatud käru omale. Mitu eelist, sellega saab ka meekorpus, eks ole, vedada, seda saab eest avada. See on nagu transporti mõttes, et saab käruga sisse sõidutada ilmsesti. Siin saab transportida, ütleme, pakiautust näiteks siia ja vastupidi, et siit samal tasandil oleks see teisaldus-sild nii-öelda. Tavaliselt väiksed kuppelkärud, need on liiga väiksed, tõsi mesiniku jaoks neid ei soovitaks. Aga see tema oma on jah, selles mõttes ka, et kui külg üles visata, siis saab siit ka gruppidest vett võttes need korpused kohe juurde tuua, sisse panna ja see on täitsa hästi kasutatav grupis ka mee kogumus. See mahub kevadel siis, kui gruppe tehakse 50 pere ühe korpuselisi. Ja sille, että katot ja pohjat on sitten siellä mukana kaikki. Ja seal oleks kõik põhjad ja katusid ja kõik. Kärus on samal ajal kaasas kõik muu, mis vaja on, tähendab see euroalus või mis taas, mille peale need tarud pannakse. Lisakorpuse, mida laiendatakse kohe koha peal, nende ühe korpusistele juurde pannakse. Aida ta neid talveks kokku ei pea kuskile? Ta on hakanud rakendama sisetalvitumist, tal on spetsiaalne ruum ventilatsiooniküttega. 400 peret, väikeperet eelmine aasta talitas sees ja ütleb niimoodi, et ta, kui käib sügisene talveks valmistumine, siis ta need nõrgemad pered ja mis nagu väljas võivad hukka saada, need ta toob sisetalituma, et selle võrra ta ja transpordib, aga põhikorje, grupid ja pered jäävad omadele kohtadele. Kui on vähemasti 5 Kärja tänavat mesilasi talve kobaraks, siis võib jääda välja, kui on väiksem, siis tuleb sisse. Ühesõnaga, ta lihtsalt, kui on kuskil ta leiab, et on mingisugune ema kupuga raam, siis ta tõstab selle samale kohale teise pessa ja siis see on ka nagu jagamine ka toimunud. Lendpere? Mis? Nagu lendpere? Lendpere teeb jah tegelikult ja järgmise päeval siis lendavad kõik kohale, kes on varem olnud, tulevad ära, et minu pesakoht ja ongi uus pere tehtud. Vanast pesast tõmbab kupud maha ja ema läheb uude kohta, ta on sülenenud, ta lendas teine. On päevaaega, aga öösel ta ei saa aega niimoodi teha, öösel või pimedas või õhtul hilja ta paneb ikka sinna selle kupuga osa ja ema viib teise kohta, nagu lendperet saab ka 2 viisil teha põhimõtteliselt. Ja kui lähed selle ema viis koos ülejäänud kuppudega, ta üldiselt püüda seda hävitada, mitte kõik õnnestunud, siis tavaliselt see pere tunneb ennast nagu oleks ta sülenenud uues kohas ja hävitab kõik kupud ja hakkab normaalselt tööle. Tähendab, seal ongi nüüd tulemus on see, et kui järgmise päeval tulevad lennumesid tagasi vanasse kohta, siis see pere on teada väiksemaks ja kui ta ikka süleneb, siis sülema isa on pisike, kaotab vähem mesilasi. Nad on juba 10 aastat sellist tuubimett tootud ja kui nad muutsid ennast mahemesinikeks, siis ka mahemesi läks tuubidesse. Nüüd niimoodi, et eelkõige tent on kuningas, jah.
Ja siis kuna tänapäeval on pandud tähele, et inimesed tahavad võimalikult kergesti toidu kätte saada ja pigistades tuubist tuleb see hästi kergesti kätte, et siis seda tuubi toidukaupa nad eelistavad ja sellepärast ka siin vahetootmise juures need tuubid on jäänud, kuigi see on plastmast tuub ja näidatud pole väga maha. Peenkristalliseeritud, siis ta jääb pehmeks aasta 2 pärast, tuleb ikka välja pigistades. Kui ta loomulikult sinna sisse panna ilma peenkristalliseerimatast ja kristalliseerub kõvaks ja kätte enam ei saa. Võidevett siis. Tääl on ülevaadeduktor ja mootor, mis ta töölitab aega. Yleensä 2 viikkoa. 2 nädalat on tema protsessi pikkus, meile vältes see mesi valmib, tähendab ta enne sulatab ära, paneb sinna, mida paneb ette ja siis segamisega pidevalt hoiab, et kasvakski peenkristalline taoline mesi. Iga poole tunni järel 5 minutit. 5 minutit käib, pool tundi seisab, 5 minutit töötab, pool tundi seisab. Siia selle soe hooneks puritamist ajal nad mahutavad siia 6-7 tonni jagu vett, mis on siis ootab puritamist, kui on halvad ilmad, vihma sajab ja edasi saavad teha seda tööd, sest aega pole kaisata. Nii et see on siis soe hooneks sel ajal. Nad puritavad ja see viin kooseb siis on Austraalia päritoluga nugalahti koori ja siis 20 raamine murd ja no siis rada. See on see paketaja. Mitäs Virossa parhaimmillaan, montako prosenttia tuki? Paras mahdollinen. En tiedä, Riikiausta kiitos. Anteeksi, että menit myöhästymään. Ei, se on hyvä. Se on ollut mukavaa, kun on 1 päivän kotona. Mä oon korjannut koneita ja... Kaikki se päivän on mennyt pilalle sinne. Ei mene. Siin on ikka reduktor taga, see keerab igasuguse meie ringi. Vahe liha, kui kelmed põlevad, siis ta ise valib. Liha ise need proovi lõi. Nii, et hommikusöök on siin. Nii, Lii ja Harri. 8-10 on hommikusöök. Nii, Tarmo ja... Sellepärast see monument siin ongi naistele. Ma vaatan jälle otsa. Seal üks, siin kokku kart ongi üks jah. Meil on näiteks Savisaar palju kosta. Aasta aega olete. Ma teen iga hommik. Hästi rääkivad. See kaameri veel saate ilmselt, kes ei ole. Kas ta on omanik valib? Kuulge, keerake korraks ringi ja tehke piinistajad ka piitu. Kuulem. Näiteks, et bussi juurde nende...
Libisemiseks on kõik hästi. Nii ära rikutud, ütleme niimoodi. Läbi läheb, jah. Aga lund ei ole, ülevad tulevad all. See väike maa siin, jah? Siia aia taha pöörad see ring ja pillad võtta uue. Kõrgemalt tuleb sajärmi. Tule. Ja. No, mä ajattelin, että... Sehän mennään jonkunnäköiseen rinkiin siitä. Jaa, võtke siia niimoodi ringi, et laiali te näete ja kuulete ümber ringi. Peremees Jussi Valonen. Joo. Pekka Valonen, joka on nuori. 4 veljestä meitä on. Ja Esa on myös kolme, ja? Joo, Esa taitaa olla. Se on Skypessä kavereissa. Ja ühesõnaga 4 poega on peres ja koos isaga korvpallimeeskond. Kari läks reisima, nagu ma ütlesin, eks ole, laupäevaks pühapäevaks Austriasse ja enne seda käis veel grupid läbi. Tugevaks muutunud kevadest saadik on saavutas korraliku korjetugevuse praeguseks. Tavalisest on all on siis 2 korpus on ema, aga kui nüüd on suurem veetulek, siis jäetakse alla 1 korpuse peale, pidatakse nagu punemestiused sel viisil ja et siis on rohkem töömesilasi, kes tööd teeks ja mett tooks. Rohkem ruumi, et hästi palju töömesilasi mõneda praegu veel, et see maksimum teisestus kuskil juulikuu keskeks. Ema lahutusvõrand ema korpuste peal või pesakorpuste peal vahe. Kunagi 300, no vahepeal oli see aeg, kus oli hästi palju metsu ja meie saagid olid, siis mett oli laad täis ja kogu Soomes siis meespeede arv vähenes ja siis Karil ka. Nad kasutavad seda Lennu ava peab lahti jääma ikki. Ei ole pahurad. Tosi painava. Pistetään tän päälle. Hunajaa. Joo, siellä on hunajaa. Keskusjärjel on aue ja saavad kuppe teha, ju? No asema. Jaanus, kuule, teil on kevadest peale võre on vahel või? Sina juba need ka alles hiljem? Hiljem oli. Oi, onpa nähty hetkisi kielä. Näytä. Kauhean. Praegu niimoodi laiali lammutavad, mis vajadused on? No näitamise jaoks ainult. Laiendada vaja. Kas see on maine? Kas sa tead? Aga me käisime Poolas ja oli. Soomenes. Siltä ja sitten 2 linkoa hunajaa.
No tässä on meidän tämmönen siis enemmän jos juokseva ja se on tämmöisissä puristepulloissa. Eli kakku tähän ja sitten tää kuori, sitten on tämmöiset terät tässä. Sitten niin kuin näiden putkien kautta sinne ohjataan kuumaa höyryä sitten. Sitten se pitää nää tosi viimeistellään. Ja sitten, niin no tästä sitten käsivoimilla työnnetään sitten nämä kakut tänne. Käsitsi lykkab sinna. Et siis nokib üle ja lykkab sinna. Niin ja sitten tästä saa ne. No ja siitä valkub se vesi ära, eks saab saada. Tästä saadaan nyt sitten työnnettyä sinne ja sitten nää pistetään paikalleen nämä. Täällä tuolla alhaalla näkyy reikä, mistä menee putki, millä me sitten pumpataan tynnyreikistä. Se saattaa milläkin pakentaa veteraaneja. Sama ratas tyyppi. Lassenhaider on täällä. Lassenhaider on siellä. Se on se Külje peale ja pahal se peale, siis nad kukuksid ära ja pannakse sulatusse. No ei nii tässä ympärillä. Ja siis läheb see pahal pärast sulatusse siia peale. Siis paneb. Piimajohutu. Näköjään muutama kuollut kärki. Sitten ne on siellä. Todennäköisesti, uskon myös, että kuitenkin on näin paksu tästä. Onko täällä on ja heitä on ollut. Ne vie itse kauppoon. Siihen väristetään. On varastoa. On. Sellel on teine maitse kui sellel oli. Ylvä kone, Uumuri ja se on meidän suurin traktori. Sen kanssa on ollut eniten vaikeuksia. Filmivad, pildistavad. Thank you very much. Thank you very much. Talu on pagana lähedal. Paistab, et tegeleb hobustega. Ma pean uurima, et kus milline see Jõelähte vanast on. Ostan sen Lambo-Kemasta. Ostan Lambo-Kemasta. Se on Tartu firma. Se on 걸러 가네. 11년에서 17년 6년 동안 만들었어요. Üles poole veel, jah? Ma mõtlesin kokku tõmmata peale argooniga käivitatud ja sellest ei saa üldse aru. Pärast ei saa isegi
Mitte kohta. Martini peab olema seal peal. Kus kohas? Siia tõmba lahti. Ei bussi võtta pargist. Pere Ford Soda. Kes on uus inimesele, aga laseme praegu leia ainult kiiresti. Harri. Mitu korda? Kus on Ülo seal juba? Ülo seal, jah. Priita. Kus on Priita? Tere, Kristille! Õppisin siin parem oli kasuks mõned ehtusvärsid ära, võib ju vaja minna kui viimistusele kaasa elavad. Näiteks seda viisi, et hei jää!